Jaapadi. Kuigi ma elan Tori vallas, siis Tori valla keskusesse ma iga päev ei satu. Täna olen. Kuhu käi vaataks, igal pool on hobused. Loojangule vastu kappa. Tori keskel rahvamaja, ilus korras, väga hea saaliga. Maja ees on kivist torn. Majast kostab laulukaja. Kes küll ütleks, mis see on? Tere tulemast, Tori! Siin me nüüd patseerime nagu Teele ja Arno. Kuule, ütled Tori, mida sa mõtled, mis sul esimesena meelde tuleb? No mina mõtleks küll, et esimese asjana tuleb ikkagi see Tori hobune. Tori hobune, see on kõige kuulsam. Ja näed, see sama kirik seal, see on Eesti sõjameeste mälestuskirik. Ja seal süüdatakse igal jaanilaupäeval tõrvik ja siis kantakse pärast paraadile see ja siis jagatakse kõikidesse Eesti maakondadesse laiali. See on nagu omaette rituaal, iga-aastane traditsioon. Et kõik jaanilõkked saavad alguse siit. Siit? Jah. Mis veel? Kõige lõpuks jõuame ühte väga mõnusasse kohta, aga üks kuulsamaid külastusobjekte vaatamisväärsusi on loomulikult Tori põrgu. See kõlab põnevalt. Ma tunnen seda jõudu, mis orus tuleb. Sina oled, ma olen selline sammalabeme kostüümis, sa oled ikka õigesti. Ma valmistun. Kuigi siin läheb päris inspireerivaks, ütleks, inspireerivaks. Ma ütlen ausalt, mina olen ainult kuulnud sellest, aga nüüd ma olen esimest korda ise ka siin. Siin tundub, et tuleb märk nagu maha jätta, et siin ei tohi. Ei tohi, jah? Ei tohi jätta. Siis lihtsalt vaatame neid teiste märke. See oli siis, kunagi oli 32 meetrit pikk, see vajus kokku, sest on see sama koht või? Või on see seal jõe kaldal? Ai, võt seda ei oska öelda. Aga see tundub siuke, jah, kui vihmavarju saab siia tulla. Huvitav, kas kajab ka, vaata, kui see... Ei kaja siit midagi. Vanapagana mörinat. Mörinat. Tori kant on kuulus oma rippsildade poolest ka. 67,5 meetrit pikk. Ja see on rippsild, mis rippsild ka on. Annab tunda, et see on kohe rippsild. Pärnu jõgi, Jõesuu rippsild. Näeme edas! See on nüüd see koht, kuhu ma tahtsin sind tuua. Ma olen korra Agoga siin käinud mõned aastad tagasi. Siis oli siis vilja korjamise aeg ja õunte korjamise ja siidri tegemise aeg. See on siidritalu, Tori siidritalu. Siidritalu. Täiesti juhuslikult tere rahvast tervitame. Tere! Tere! Väga meeldib. See on Laura. Ma hoiatasin, et Laura tuleb, ta on siin kandis liikvel ja sa ütlesid, et sulle Laura väga meeldib. Ei, no see on rock'n'roll ja buugi-vuugi. Ma tahtsin nüüd Laurale ka näidata ja tutvustada teie
võrratut ettevõtmist Tori siidritalu. Nii et siin nüüd toodetakse väga head siidrit. Kas teil alkoholivaba siidrit ka on? Leiame igale. Igale mõistele. Koogin alkoholi sealt välja. Nii, mis tehtud, mis teoksil? Elu on ilus, ilm on ilu, aga meil on tubased tegevused praegu, nii et tipp-tapp. Kui süda on õiges paigas ja lööb nagu vaja, siis pole midagi karta. Nii et lahkelt lahti tehakse, astume sisse. Lähme tuppa. Aitäh. Kuda selle aasta saak oli? Juba on õiged lõhnad. On õiged lõhnad ja ma tunnen ka, et nii, ma ütlesin, et mina olen siin juba korra olnud, võib-olla aiman. Sa juba tead, kuhu mina pean. Väga hea, Sepol on tee tuttav, aga sina, Laura, oled meil esimest korda. Lähme korra vaatame, mis meil siin on, kuidas see siidri valmistamine käib. Tundub, et perenaine tahab teid tööle ka panna. Mina oleks hea meelega kohe laua taha istunud, aga mis sa teed, enne töö, siis palk. Nii et lähme korra vaatame selle tootmise poole üle ja siis tuleme siia meie külastusruumi tagasi juba. Väga hea. Sobib. Õi, kullaskes. Palun, astuge siis juba meie tootmise. Okei, see on nagu tõeline labor, mis siin? Üks asi on meil näidata sulle praegu ja uudishimurukad televaatajale, aga kas muidu on ka võimalik siia tulla, kui tahad sellest kõigest aimu saada, kuidas see toimub? Jaa, mõistlik oleks meiega eelnevalt kokku leppida, et me teaks külalisi oodata. Siis me hea meelega võtame seltskondi vastu ja tutvustame kõike seda põnevust, mis meil siin on. Muidugi alati käib selle kõige juurde siis degustatsioon ka. Kus sa muidu tühja tuled siia? Tundub nagu õige, jah? Aroomid. Siin on kuulda väikene müdin ja podin käib, nagu katlakesed keeksid. Tegelikult käib siin siis kõva käärimine praegu. Pangleksi akadeemia. Ja. Aga mis meil siin on üldse? Mis sellest tünnis siis? Siin me kääritame tulevaks hooajaks siis oma vahuveini. Mis tast täpselt saab, seda aeg näitab. Vaatame. No tundub, et Sepole on juba väga rahul selle kõigega, mis siin juba sobib. See on täitsa, see esiteks, see on nagu atsetoon, mitte atsetoon. Nuuspihritus. See on väga tugev süsihappegaas, mis on praegu vastu ninna lööb. Äratab ilmselt ka surnud üles. Jah, nagu näha. Aga see on tikker või? Siin on tikri vahuvein plaanis teha. See kõlab väga hästi. Nii et me ei ole ainult õunaste siidrivalmistajad, vaid me teeme igasugust muid põnevaid jooke ka, alustades siis alkoholivabadest jookidest. Sellised lastesõbralikud limonaadi moodi joogid ja autojuhtide joogid ja ka rasedatele naistele leiame jooke igale maitsele. Aga mis on oluline, me tahame ikkagi teha seda kõike siis võimalikult kohalikust toorainest siin oma väikeste kätega ja põhimõtteliselt loodus annab meile saagi ja need protsessid on ju siin ka kõik ikkagi looduslikud protsessid. Fermentatsioon, mis siin toimub, on ju ka tegelikult loodusest. Inimene on lihtsalt pannud need protsessid enda kasuks tööle. Ja ega siin muud olegi. Kui asi lõpuks on valmis käärinud, siis meie asi on see pudelisse panna ja ilust kleps peale panna ja ongi valmis. Kus need rasedate autojuhtide joogid käärivad? Autojuhtide jooke isegi ei pea alati kääritama. Mis saab ilma kääritamata ka teha. Okei, need saavad. Erinevaid meetodeid, mida me siin kasutame. Üks põnevamatest vast on šampanja meetod. Šampanja meetodiks me peaksime minema natuke jalutame edasi, vaatame selle teise ruumiga ära, kuidas see värk käib. Aga et televaataja igav ei oleks, siis võib-olla teeme siin väikse jalutuskõigi. Jah, lähme vaatame, väga põnev. Siia on mingeid asju juurde tulnud, kui on... Korralikult. Mäletan valesti? Ei mäleta valesti, kõik on õige, sinu mälu ei vea sind alt. Ja nagu ma enne ütlesin tegelikult, et me teeme ka šampanja meetodil siidrit.
mahla ära pressinud, siis siin kõigepealt nendes suurtes tünnides me teeme esimese käärituse nendele mahladele ära. Lõunamahlas tavaliselt on suhkrut nii palju, et kui me ära ta kääritame, saame kangust seal umbes 5–6%. Ja siidri jaoks on see väga okei. Täiesti piisav. Just, nii et me siidrist rääkides sinna suhkrut ei pea lisama, et teda kangemaks ajada. Me tahamegi, et olekski selline mõnus jook nautimiseks, mis siin kohe väga kõva häälega laulma ei pane. Pigem on ta ikka mõeldud selliseks toidu kõrvale mekutamiseks. Jah, just. Aga lähme vaatame, kuidas see šampanja meetodil siider siis päris valmis saab. Jah. Nii, siin on nüüd peale seda pikka käärimise protsessi on pudelid pandud siia riiulisse selleks, et sade pudelitest kätte saada. Siin on nüüd näha hästi vastu valge. Ja vaata, kui sa tegid nüüd niimoodi, et sa keeratad teist pidi, siis see sade ju loomulikult läheb siia jooki laiali. Nii et see siin riiulis ongi nad sellepärast, et sade saaks kõik ilusti ära setitatud. Nii nagu ta siin on näha. Ilusti siia korgi peale kõik settinud. Ja siis, kui ta on juba siin korrektselt ära setitatud, siis me võtame nad siit riiulist ettevaatlikult maha, hoiame kogu aeg pea alaspidi asendis ja sõidutame nad teise ruumi, kus meil on siis vajalik masinavärk, et see sade saaks igast pudelist välja võetud. Ja see on siis kõik puhas käsitöö. Väikse avajaga. Iga pudel ükshaaval edasi siis. Just. Ja lõpuks tuleb tast siis siider, mis on valminud šampanja meetodil. Päris šampanjaks me teda nimetada ei saa, sest tegu on ikkagi õuna siidriga. Šampanjat teadupärast tehakse siis ainult Prantsusmaal šampanja piirkonnas ja viinamarjast. Meie siin siis kasutame ainult seda sarnast meetodit ja toorainest. Kus me nüüd oleme? Mis see on? Jaa, ilus aparaat. See masin on rohkem kui 50 aastat vana. Ja mis ta teeb on siis tegelikult see, et nüüd kui me oleme need pudelid toonud siia ette ruumi, kus see sade on siis ära setitatud, siis kõigepealt me paneme need pudelid otsapidi siia masinasse, kus töötemperatuur on väga-väga külm, umbes -20 kraadi Celsius järgi. Nüüd see sade jätub siin mõne minuti jooksul siin masinas ära, siis me võtame need siit ettevaatlikult välja, seejärel juba avajaga päästame korgi valla ja nüüd käärimise käigus on tekkinud surve pudelisse. See surve lükkab selle jäätunud sademe koos korgiga pudelist välja. Ja samal hetkel siis keerame pudeli õigesse asendisse, et kogu selle teekonna on pudel siis niimoodi meil pea alaspidi. Kui me avame, siis keerame ruttu pudeli õigesse asendisse. See peab nagu väga kiiresti tegema, et siin ei saa nagu jääda unistama. Ei, kui sa unistad, siis kogu see hea kraam jookseb ka põrandale. Jõudab, mitte plädistab mina, aga vist päris selline... Ja, see on ka hea sõna. Ütleme niimoodi, et sellist plötseldamist ja mätserdamist on üks jagu. Eriti algul, kui meil ei olnud seda kogemust veel. Siis olid laed ja kõik kohad seda siidrit täis, sest siin on korralik surve sees. Ikkagi tegu on ju vahuveiniga siis põhimõtteliselt, eks ju. Ja siis ta ikka lendab siit pauhti igale poole see soga. Ja see võttis natuke aega, et need nipid selgeks saada. Aga kui ta on siin korralikult ära maha jahutatud, siis tegelikult ta allub meie tahtele. No võt, kui me siin Sepoga neid pudelid avaks oleks, oi näed, jälle üks läks maha kandmisele, no mis sa teed? Ja see masin siis, mille juures me nüüd seisame, on siis tegelikult tagasi täitmise või nii-öelda doseerimismasin. Ja nagu ma juba ütlesin, on ta siis üle 50 aasta vana. Aga teeb oma töö ära, kui ikka ilusti temaga läbi saada. Nii et siin me paneme siis need juba lahti korgitud pudelid siia selle masina alla. Ja tuleb ohverdada samast partiist siis mõni pudel, mis läheb siis siia asendisse ja nüüd läbi süsteemid ja siis oskab juba need pudelid õigele maale uuesti tagasi täita. See on nagu tilgud, jah? Ja otse veel. Otse. Ja kui ta on ringi peale teinud, siis on see pudel korrektselt õigele maale täis juba ja siis läheb siit juba edasi järgmise masina alla, kus me siis paneme talle korgi peale.